Oma viimases videos ehitasin selle Stirlingi mootori, et jalgratast käitada. Kas see töötab iseseisvalt? See töötab. Ja kuigi ma olin väga elevil, et see tööle sain, oli jõudlus väga kehv. However, like with any engineer, Nendest räägime hiljem veel. Suurim probleem, mis mul eelmises videos oli, seisnes selles, et kuuma õhu paisumine ei lükanud kolbi piisavalt kaugele, mida lahendasin ajutiselt lühema väntvõlli nihkega. Aga kui ma selle mootori kavandasin, näitasid minu arvutused, et see peaks tekitama piisavalt paisumist. Kuhu kogu paisuv õhk siis kaob? Selle alumise silindri sees on niinimetatud nihkekolb, mis lihtsalt lükkab õhku mootori kuuma ja külma poole vahel. Ja on väga oluline, et selle kolvi sees olev ruum oleks õhukindel, mida see praegu ei ole. Selle parandamiseks kujundasin nihkepistoni jaoks uue alumise plaadi ja kasutasin kõrgetemperatuurilist epoksiidi, et see roostevabast terasest tassiga kokku liimida, mis peaks looma õhukindla tihendi. Siil, kus see ühendub väljundvõlliga, on endiselt väike auk, kuid kui kõik kokku kruvida, suletakse ka see auk. Eemaldasin ka peamise jõusilindri ja ostsin silindri hoonimistööriista, mis aitab siluda töötlemisprotsessis tekkinud jooni. Samuti loob see silindri seinale peene ristviirutusega mustri, mis tagab parema määramise, kui õli peale kantakse. Ja ma töötlesin uue kolvi, mis on spetsiaalselt loodud nendele TPU-st 3D prinditud tassikujulistele tihenditele, mis tagavad suurepärase tihenduse väga vähese hõõrdumisega. Ja see kinnitatakse kolvi külge teflonist rõngaga, mis liigub mööda silindri sisepinda. Nii et kui vana, suurem vänt on mootorile kinnitatud, mis varem ei töötanud, kas see töötab nüüd uute muudatustega? See mitte ainult ei tööta nüüd oodatud paisumismääraga, vaid suurem vändanihe tähendab ka suuremat pöördemomenti ning see pöörleb ka kõrgematel pööretel. Siiski ei loo jõudu ainult õhu paisumine, sest meil on vaja õhku ka kokku tõmmata, jahutades seda, mis on selle mootori poole ülesanne. Seepärast ongi siin õhkjahutusribid ja veejahutustorud. Kuid vesi jahutab ainult tagumist mootoriplokki, kuna see osa on sellest sektsioonist väikese tihendiga eraldatud. Seega, kui neid paigaltehtavaid katseid tehakse, on õhkjahutusega sektsioonil raske jahedana püsida. Nii et ma eemaldasin selle mootorist ja freesisin plokki alumisse ossa mõned veejahutuskanalid, mis tõenäoliselt ei jahuta kogu plokki ühtlaselt, kuid peaksid siiski natuke aitama. Samuti, kui õhk jahtub, tõmbub see kokku ja tekitab mootori sees vaakumi. Aga kolvil olevad tassitihendid töötavad ainult siis, kui ühele poolele avaldatakse survet, sest siis laieneb tihend ja sulgub silindri seinte vastu. Aga kui sellel poolel on vaakum, voolab õhk lihtsalt tihendist mööda. Nii et ma muutsin kolvi nii, et nüüd kasutatakse 2 vastassuundades paigaldatud tassitihendit, mis peaksid vaakumi korral ikkagi tihendi looma. See 2-toimeline kolvitihend teeb mootori käivitamisega palju lihtsamaks, kuna õhk tõmbub kokku ja tekitab vaakumi. Kolb ei pea kokkusurumise vastu võitlema. Seda lihtsalt tõmmatakse ja lükatakse mõlemas suunas. Ja me oleme saanud juurde 100 pööret minutis. Siiani olen keskendunud õhu soojendamisele ja jahutamisele, kuid õhu soojendamine ja seejärel liigse soojuse iga tsükli järel veejahutuse kaudu väljalaskmine on väga ebaefektiivne. Aga osa sellest soojusenergiast saab taaskasutada regeneraatori abil. See kõlab palju keerulisemalt, kui see tegelikult on, sest regeneraator on lihtsalt suure pinnaga hästi soojust juhtiv materjal. Näiteks peenest terasvõrgust, mis asetatakse mootori kuuma ja külma poole vahele ning mille kaudu õhk sunnitakse voolama. Nii et kui kuum õhk voolab ümber nihutuskolvi, annab see osa oma soojusenergiast võrgule, soojendades seda, mis jahutab ka õhku veidi. Seejärel, pärast seda, kui õhk on külmal poolel täielikult jahtunud, voolab see tagasi läbi regeneraatorvõrgu, mis soojendab seda uuesti. Õhk neelab tagasi osa soojusenergiast, mille ta varem võrku andis, taas kasutades soojust, mis muidu oleks kadunud välisõhku. See tähendab, et õhu soojendamiseks on vaja vähem energiat ja külm pool peab eemaldama vähem soojust. Traditsiooniliselt oleks see regeneraatori materjal mootori silindri sees paigal. Kuid mina tahan selle kinnitada nihutuskolvi välisküljele, mis sisuliselt täidab sama ülesannet. Selleks lõikasin õhukese silikoonlehe, et see ümber nihutuskolvi väliskülje keerata. See isoleerib regeneraatori materjali nihutist ning võimaldab sellel kolvist kinni haarata ja loodetavasti takistab selle maha libisemist. Seejärel ostsin peene roostevabast terasest võrgu, mille saan kujule lõigata ja silikoonlehe ümber keerata ning kasutasin vasktraati selle kinnitamiseks.
aga kas nii lihtne muudatus võib mootori jõudlusele tõesti märkimisväärset mõju avaldada? Noh, paneme selle mootorisse tagasi ja vaatame järele. Nüüd, kui mootor töötab 588 pöördega minutis, võrreldes varasema 326 pöördega minutis, olen hämmastunud, kuidas väikese roostevabast terasest võrgu lisamine võib mootori jõudlust nii palju parandada. Kuigi see ei kõla päris õigesti, vähemalt Stirlingi mootori kohta, kõlab see peaaegu nagu sisepõlemismootor, kuigi põlemist ei toimu, vähemalt seesmiselt mitte. Kui mootor aeglustus, märkasin, et see ventvelli poolt oli lahti, mis ilmselt põhjustas kolksuvat heli. Aga märkasin ka, et sellel võllil, mis on ühendatud jõukolbiga, oli väike loks sees. Selle projekti esimeses osas kasutasin siin Teflon pukki, et võll saaks sujuvalt liikuda, aga sellel oli liiga palju lõtku, nii et vahetasin selle lineaarlaagri vastu. Kuid tundub, et ka sellel on nüüd natuke lõtku tekkinud. Lõpuks tellisin mitu erinevat marki kvaliteetseid ja kalleid laagreid ning täppisvõlle. Kuid kõigil neil tundub olevat mingil määral lõtku sees. Ja ma arvan, et see on sellepärast, et need on mõeldud võllil sujuvaks liikumiseks, minimaalse lõtkuga just selles suunas. Aga mul on vaja väga väikest pöördelõtku, mida tavaliselt lahendatakse 2 laagri koos kasutamisega. Kuid kuna mul pole selleks oma praeguses mootori disainis ruumi, pean ma ise lineaarlaagri valmistama. Selleks töötlesin väikese detaili, millel on 4 keermestatud auku, kuhu saan kinnitada väga väikesed kuulaagrid. See loob veekujulise kanali, mööda mida võll loodetavasti sujuvalt liigub ja ma saan selle mootori tagaplaadi külge kinnitada. Teise laagriplokiga, mis hoiab veel 2 laagrit, fikseerin võlli liikuma ainult mööda üht telge. Ja lõtk on sisuliselt kõrvaldatud. Enne järgmise testi tegemist tahtsin kontrollida, kas regenereerimismaterjal on korras, kuid pärast silindri eemaldamist oli selge, et probleem on olemas. Mootori sees oli kummaline valge pulber, mis tundus pärinevat silikoonlehest, ja seda oli kõikjal. Kuid pärast võrgu eemaldamist tundus, et ainult silikooni ülemine osa oli ära põlenud, kuna see on kõige lähemal kuumale korgile. Nii et minu kiire ja lihtne lahendus oli lihtsalt see põlenud osa ära lõigata ja regeneraatori lühemaks teha. Aga ma tegin ka võrgu 2 korda paksemaks, et kompenseerida kaotatud materjali. Kuigi selle mootori käivitamine gaasipõletiga töötab hästi, on see üsna vali, mis rikub Stirlingi mootori olemuse, kuna see peaks olema väga vaikne. Seega tahtsin ehitada püsivama põleti, mis ei oleks nii vali. Minu idee on teha sellest vasklehest suure pinnaga jahuti, kuna see juhib kuumust tulest mootori kuumale poole. Jahuti koosneb 5 plaadist, milles on hulgaliselt töödeldud auke, mis võimaldavad kuumusel läbi minna. Kuid iga plaadi augud on nihkes, nii et kuumusel ei ole otsest teed läbi ja loodetavasti kandub soojus võimalikult suures ulatuses vase sisse. Selle saab seejärel otse mootori kuuma otsa külge poltidega kinnitada. Ja esimeseks katsetuseks ostsin selle väikese denatureeritud piirituse põleti, et näha, kas see suudab mootorit käivitada. Mõne minuti pärast hakkas vask oksüdeeruma ja kaotas oma läikiva värvi, kuid mootor polnud ikka veel piisavalt kuum, et tööle hakata. Nii et lisasin mootori isoleerimiseks tulekindla keevitustekki, lootes, et temperatuur tõuseb kõrgemale, kuid see polnud ikka veel piisavalt kuum. Seejärel ostsin alkoholi põletile mõeldud tahti, et teha oma põletit ja tegin mõned katsed vee kuumutamisega. Mõõtes vee temperatuuri tõusu saan arvutada leegi poolt toodetud soojusenergia, mis ühe tahti kohta oli keskmiselt veidi üle 200 vatti. Nii et ma tegin spetsiaalse põletinõu terasplekist ja kasutasin 4 tahti, lootes toota 800 vatti soojust ning täitsin nõupiiritusega. Vaskist jahutusradiaator oli samuti isoleeritud, nii et mootori temperatuur suutis tõusta palju kõrgemale. Kuigi nüüd on meil uus probleem. Midagi osa sellest põleb selle asja peal. Pärast leekide kustutamist tahtsin vähemalt mootori tööle saada, nii et täitsin põleti veel denatureeritud piiritusega ja jätkasin kuumutamist. Ja kui mootori kuumpool oli 240 kraadi Celsiust, hakkas mootor tööle. Mulle pakub tõesti rahuldust näha ühel pool liiki ja teisel pool liikumist, mis on täielikult õhu kuumutamise ja jahutamise tulemus. Aga samas tundub see ka suur samm tagasi võimsuse poolest. Nii et enne, kui ma veel rohkem aega kulutan, et sellele asjale korralikku põletit teha, arvan ma, et lähen tagasi usaldusväärse gaasipõleti juurde, sest ma tean, et see toodab piisavalt kuumust mootori käitamiseks.
Võtlen lihtsalt selle paigaldamist ratta ette nii, mis näeks küll natuke naljakas välja, aga esialgsete katsetussõitude jaoks peaks see sobima. Siis pean ehitama sidurisüsteemi, et see hooratas asendada ja saaksime tagaratast vedada. Ja samuti tuleb lõpule viia kogu veejahutuse lisamine koos integreeritud pumba ja radiaatoriga lihtsalt selleks, et näha, kas see suudab ratast tegelikult edasi viia. Kui see töötab, saan veidi rohkem aega kulutada selle optimeerimisele ja selle põleti korralikule tööle panemisele. Nii et ma eemaldasin põleti ja silindri komplekti, et paljastada mitte just kõige ilusam väljanägev vaskjahuti. Aga pärast selle eemaldamist kuumkorgilt tuli mul mõte. Võib-olla peaksin proovima kuuma poole sisepinda suurendada, et õhku tõhusamalt soojendada. Kahjuks on seda roostevabast terasest korgi sisse raske töödelda. Aga mul tuli kiire ja lihtne idee kasutada sama traadivõrku, mida kasutasin regeneraatori jaoks, lõigata sellest tükk ja kinnitada see selle korgi sisse nende väikeste sakikestega. See pole ilmselt nii hea kui töödeldud jahutusradiaator, aga see on lihtne muudatus ja tasub proovimist. Seejärel kujundasin Kronsteini, mis kinnitub nii gaasipõleti käepideme kui ka jalgrattaraami külge. Meil on ideaalne nurk, et hoida gaasipõleti otsikut otse mootori kuuma korgi kõrval, mis näeb küll üsna naljakas välja, aga säästab mind selle käes hoidmisest. Järgmine samm on siduri ehitamine, mis nõuab uut hooratast, mille ma 3D printeriga printisin ja millele lisasin polte, et selle kaalu suurendada. Siduri materjali jaoks ostsin selle nitriilkummiga seotud korgi materjali, mis peaks andma hea hõõrdeteguri ja mille ühel poolel on liim, et see hoorattale hästi kinnituks. Teise siduriplaadi jaoks otsustasin kasutada liivapaberit, kuna see on odav ja tagab suurepärase haarduvuse kummist korgi vastu, nõudes väga vähest survet. Kui liivapaberi ketas on välja lõigatud, saan selle lihtsalt kahepoolse teibiga siduriplaadi külge kinnitada. Tõenäoliselt ei talu see sidur suurt võimsust nagu päris mootorisidur, kuid selle Stirlingi mootori võimsuse jaoks peaks see täiesti hästi vastu pidama. Ja neid kahte plaati saab kokku suruda väikese hoovaga, mille ma siduri kinnituse sisse kavandasin ning mida tõmbab tross. Kui kõik on kokku pandud ja plaatide vahele on pandud väike vedru, saab siduri kinnitada jalgrattaraami külge. Ja ma saan juhtida toru lenksu juurde, kuhu saab paigaldada väga lihtsa pöidlaga juhitava sidurihoova. See sidurihoob koosneb ainult 2 osast ja tõmbab kaablit, mis juhib sidurit jalgratta tagaosas. 2 plaadi kokkusurumine ja loodetavasti jõu ülekandmine tagarattale. Nii et võtame leeklambi ja proovime seda järele. Sidur sisse lülitatud, saan ratast keerata, et mootor käivitada. Aga vaata, mis juhtub, kui ma siduri välja lülitan. See kiireneb kiiresti üle 800 pöörde minutis ja ma saan siduri uuesti sisse lülitada, et pöörded jälle alla tuua, samal ajal kui kiirendan ratast õigele kiirusele. Kui leeklamp on välja lülitatud, on selgelt näha, et minu lineaarlaagri lahendus töötab palju sujuvamalt. Ja kuuma korgi sees olev lisavõrk soojendab õhku palju kiiremini, mille tulemusena on siduri lahutamisel pöörded palju kõrgemad. Nüüd on vaja ainult integreeritud veejahutussüsteemi, mille jaoks otsustasin kasutada arvutiradiaatorit, kuna need on odavad ja kasutavad samu toruliitmikke nagu minu mootor, ja radiaator kinnitub kenasti sellesse raami ossa. Seejärel ostsin vee pumpamiseks selle väikese 12-voldise pumba, mis hetkel minu toruliitmikega ei sobi. Aga selle asemel, et osta õiged adapterid, otsustasin pumba ülemise osa ümber kujundada ja printida selle oma Formlabs Form 4 printeriga, sest nii saan teha väikese reservaari pumba kohale, mis muudab süsteemi täitmise lihtsamaks. Ja toruliitmikud saab keerata sisse ilma adapteriteta. Samuti, kui see on rattaraami külge kinnitatud, on nende liitmike eelnevalt kujundatud nurgad palju sobivamad, et torud saaksid minna ülespoole mootori ja radiaatori suunas. Ja ma saan kasutada väikest lehtrit ja toru, et süsteemi veega täita. See pump on mõeldud töötama 12 voldiga, kuid kui ma tõstan pinge 12 voldini, hakkab see kaviteerima ja muutub väga ebaefektiivseks. Ja tundub, et see töötab kõige paremini umbes 3,5 kuni 4 voldi juures, mis on ideaalne, sest ma saan kogu süsteemi käitada ühe liitiumijoonaku pealt.
ja see tarbib vaid umbes 2 vatti võimsust. Ma arvan, et on aeg selle rattaga proovisõidule minna. Lihtsalt ootan, kuni mu rattas soojeneb. Õige. Kui see veel soojeneb, siis ma vist sõidan natuke ringi, sest ma kardan, et radiaator läheb liiga kuumaks, kui sellele õhku peale ei tule. Ma ütlen sulle, see soojendab mu jalgu kohe pärast seda. Tegelikult on see päris mõnus. See on nagu soojendusega iste. Mul pole kunagi mootorrattal soojendusega istet olnud. Nüüd see töötab. Ma arvan, et me peame siia mingi õhukilbi lisama, sest ees ei lähe veel piisavalt kuumaks. Okei, nii et ma olen nüüd teinud väga isetehtud tuulekaitse, et loodetavasti läheb nüüd piisavalt kuumaks. Ma suretasin selle välja. Sellel on natuke jõudu, ma tunnen seda veidi. Lihtsalt mitte eriti palju. Ma arvan nii. Parimal juhul on see võib-olla 30 vatti. Aga tead mis? See töötab siiski päris kaua. Siis mõtlesin, et see võiks töötada paremini suuremal kiirusel, sest lisanduv õhuvool aitab radiaatorit ja mootori külma poolt jahutada, luues suurema temperatuuri erinevuse ning võimaldades mootoril töötada ka optimaalsemal pöörlemiskiirusel. Nii et väntasin hoo sisse ja lasin siduri sisse. A venter. Ever seen a Stirling engine-powered bike before? Can't say I have. Tere päevast, härra! Tere päevast! Mis see ometi on? See töötab kindlasti paremini suurema kiirusega. Ma ei tea, kas see jõuab mingisse võimsusvahemikku, jõuab optimaalse kasuteguriga pööreteni või on veejahutus lihtsalt suurema kiirusega parem. Sellest ei piisa ikkagi päris selleks, et hoida ühtlast kiirust. See on lähedal. See on nii lähedal. Õige, nüüd on Sammi kord Stirlingi rattaga sõita. Huvitav saab olema näha, kuidas Sam selle rattaga hakkama saab, sest ta kaalub umbes 20 kilo vähem kui mina. Nii et see väike mootori abi võib teda natuke rohkem aidata kui mind. And engage power. Nii et kaalulangus võimaldab mootoril anda väga väikese tõuke, aga kuidas see töötab, kui Sam proovib seda suurema kiirusega? See tõukab mind tõesti edasi.
see kõlab nii lahedalt. Kuigi mootor annab väga väikese jõutõuke, ei aita see mind ühestki mäest üles. Aga ma arvan, et on oluline meeles pidada, et mõne suhteliselt väikese muudatusega muutus mootor sellest It's actually running. selliseks. Ja ma arvan, et see hakkab palju kiiremini pöörlema, kui suurendada mootori sees soojusülekannet, mis võimaldaks paremat rihmarataste ülekande suhet, et saavutada rohkem pöördemomenti ja võib-olla hoida püsivat kruiisikiirust. Aga praegu aitäh teile vaatamast!